olen värske jälle kiire. Vajusin ma tugitooli, laenutasin pornofilmist. Mul oli tunne, et peaksin puhkama oma silmi. Mõnusati paljastel kehadel filmiks käima, aga miski polnud teha, sest ekraanid täitsid ainult paljad mehed, kelle jõndade eest puudusid piigilehed. Ja ma ootasin ja lootsin, millal tuleb mängu naine, et lõppeks see porr minu jaoks ebamaine. Sest kujutad sa ette, mulle meeldib tantsida. Tegin selgeks, kuhu minna, klubi uus mul meeldib see. Tellisin ma takso, istusin tavaistmele. Ütlesin ma lugupeetud taksojuht, mis oleks kui viiksite mind, kus kõlblik oleks härrasmehele. Taksojuht Sergei oli välja petud mees, nahkvest, kuldkett ja võtsid ees. Tema jutt oli imal ja mind see pisut eksitas, sest tundsid, et okei, aga vest ei ole seksikas. Pindus imelike vihvid tegi ettepanekuid mul uhkei. Kaklustasin kohe teda tagant panemise suhtes. Äkki peatus avas ukse, ütles, olete nüüd kohal. Olin seal ma esmavõrdset ettevaatus korvus kohas. Ma tagant appikene. Tegi peegel, parandada tükke, jalas polnud pütse, jalas polnud pütse. Tegi peegel, parandada tükke, jalas polnud pütse, pütse. Tegi peegel, parandada tükke, jalas polnud pütse, jalas polnud pütse. Tegi peegel, parandada tükke, jalas polnud pütse, pütse. Ma põgenesin maale metsa vanaema manu, kus heterod kõik heina teevad, kasvatavad kanu, et piinlikkuse röga kurgust välja saaks köhitud ning pruunid meritähed mõtteist silmist oleks pühitud. Jõin melissideed ja sõin värsket leedumuna ja metsavahi tütre peale lahkast panin ona. Loe mul muinas juttu, õhtul väsinuna sängis, vanaemalt palusin, köögis vikerraadio mängis. Elas kord printsess, algus tundub soodne, ta oli veidi erinev, trendikas ja moodne. Ma tundub, et ta öösiti ta oleks kuskil käinud, sest ta Jimmy Choo stiletodel konsaplekid